Reijo Piller veel vist enne, kui no ilmselgelt oleks vaja tõmmata üks siuke pikem teise käigu burnout, ma arvan. Ära sinna. Turvameeskonnal oli ka väike palve, et autodega sõitjad, kes on, et kui ei ole otstarvet tulla ei appi ega midagi kuidagi abistama, siis et ei oleks kõrvalisi isikuid nii palju, et ainult meedia ja mehaanikud tuleksid siia väravast sisse. Muidu on liiga palju pudru-mudru siin stardikaare all. Ei, lihtsalt piisab ühest inimest, kes eksib ja siis mida iganes, et ei ole vaja, jah. Ega rajal käivad ikkagi need, kes on seal käinud või teavad täpselt, mida seal teha või mida nad tegema lähevad. No hetkel midagi vist sellise ohtliku asjaga tegu ei ole. Ma arvan, et see on nii tark auto, et lihtsalt elektroonika segab midagi tegema. Jah. Pigem öelda, et sõida lõpuni ja proovi uuesti. Nii tegelikult ongi õige. Praegu ei ole muud teha. Nii tegelikult on ka. Sõida nüüd lõpuni, ongi rahu majas. Keegi sul uuesti niikuinii sõita ei lase ja nii ongi. Tuled järgmine ring uuesti. No jah, see on ka muidugi. Kui just üle kaablit ei sõida ja aidatakse vahelt läbi, siis okei, Reijo Piller siis nii kaugele hetkel jõudis ja ei olnudki midagi muud teha. Aga Porsche 911 Turbo S. Kõlas nagu peale.
tegu siis on Blacklist kapiga. Marko Posti on juht. No need on ikka maru väledad käiguvahetused. 9-6, 250 kilomeetrit tunnis. No siin on näha kohe, et lõhnab raha järgi. See on nagu nii uus auto, lahti lõigatud, möllatud, tehtud. Aga esimene start ebaõnnestus täiega. Aga ilmselt liiga palju elektroonikat. Ma arvan, nüüd tehti vigade parandus ära ja läheb kallalena. No nüüd läheb. Küll hirmsa wheelspinni saatel, aga no... See on väga vinge kuule. Opa, 9,70. 9,70. 241 kilomeetrit tunnis. Siit tuleb järgmine itihoiatus meil. Kuule. Reijo Piller. Assa raisk. See oli kõva. See oli vägev. Starti, kui saaks starti, nagu seda launchi saaks konkreetsemaks, siit tuleb 9,5 laksti kohe. Palju klassiindeks oli? 8,9. Siin on minna küll. Varu on. 2000, ma ei mäleta, 5 või 6 või? Palju ta sõitis? 13,4. Minu meelest kiiremini kui 12 ei olegi sõitnud. Ei ole, 13,4 sõitis. On ta 12 mitte sõitnud? Jah, võis olla küll. Aga tuli siuke flashback jälle meelde. Ai, neid flashbacke on... Oi, neid on palju. On. Kes teavad, need mõtlevad kaasa ja teavad täpselt, kuidas aga käis. Marko Posti Porschega, Toomas Laur on Chevrolet Corvette'iga. See Porsche ikka ampsab ka ikka väga vihaselt edasi. Tegu siis 911 Turbo S-iga. Vähemalt ukse peal on selline kleeps olemas. Ei, see on kihvt. See on... Sest et sellest kangemad peaks mudelid saama ainult GT2 ja GT3 vist eraldi veel otsa või? Ilmselt küll. Tegelikult on äge näha sellist ikkagi jah, nagu siuke sportauto ikka mõõtu välja andvas sellises mitmes ikka autosid sõitmas raja peal ka, muidu nad ei tule tavaliselt sõitma. Aga Ahigus otsis rada nüüd. Corvette paneb sabas järgi nagu... Jaa, aga Porsche sõidab 10. Kadunud. Kärtse mürts, mis 10? 9,7. 9,7,0, 246 kilomeetrit tunnis. Jaa. 246 kilomeetrit tunnis. Tänavauto. Tänavauto. Ja lähed mitte ülevaatuse kõrvalt ei lähe läbi, aga lähed otse ülevaatuselt läbi. Aine? What? Oota, kuidas see ilus klassi nimetus meil on? Blacklist Cup. Jaa. Selliseid asju võiks tegelikult rohkem raja peal olla. Vaata, nad ise võiksid selliseid nii-öelda rajapäevi teha. Neid on tegelikult Eestis päris palju. Lihtsalt paljud võib-olla ei teagi, et saab sellisel moel nagu rinda pista. Nägid palju Porschesid sul täna Tallinn-Tartu maanteel vastu tuli või? Ega ei tundki. Ei tundki või? Siis sa ilmselt olid juba hiljaks jäänud nii või nii. No. Sest et siis, kui meie sõitsime, me lugesime niimoodi, et Passateid oli vähem maanteel kui Porschesid. Kuule, kuskil oli Porsche üritus täna, jah? Jupp. Neid tuli ka igasuguseid seal. No näed, 4 liibus Suujev ja Romet Posti. No 4 peaks siin ja vist ta ja sellega juba Slikiga korra ju on korraliku stardined juba teinud, nii et siin peaks veel natukene aega lautsi vähe tõstma ja küll siis juba raud arvab.
eks seal tasa Joel tõstab ja Joel lihtsalt vajutab nuppe ja küll ta siis tuleb, aga muidu reaktsiooni oskab küll võtta. Jaa, oskab. Volvost kostus viha praegu. Me kiitsime liiga palju üle. 9,99 parem rada Romet Posti. 9,99. Ja Nelili Bošojev 14,82. Et jah, vaikides sõita 9,99. No nii, Porsche, Marko Posti. Kes mitte see enne meil 9 virutanda? Just nii. Oli jah, 9 lõppu ilusti. 9 või 96 ei olnud või? 9 oli vist jah. Täitsa heas mõttes vastik. Sa vana halb. See launch peaks nagu veel ägedam olema alguses, siis tuleks sealt veel pauku, aga no ikka tuleb 9,88, 227 kilomeetrit tunnis, palun väga. Aga launchi peaks tõstma alguses, on ju, Natsa? Kuidagi, jah. Siis saaks teil litri algusest veel paremini kätte. Küll aga Indrek Ando ja Reijo Piller. No kas Indrek Ando nüüd selle sõidu saab vormistatud? Aga no Reijo Piller ka. Ei ole üldse lihtne tehnika sellel autol seal, nii et sealt ootame ka ikka tulemust. No kuule, kui sul klassiindeksis on 8-9, peab tulemust tulema ju. Come on. Peab tulema. Ärge ajaga Indrek Andot närvi. Ja nüüd tuleb ära. 9,6. 9,65, 242 kilomeetrit tunnis. Ka sellise väikese kõrvalpõikjaga peaaegu et loodusesse stardis, et tuli ka 9,65, 242. No näed. Ma räägin, vägivald on lahendus kogu aeg olnud. Mina arvan ka. Ja näete, see on praegusel hetkel võiks mina öelda, et laomees Lagunov tahab tagasi tööle. Ja sealt ta tuleb selles mõttes, et Veljo Einberg tuleb. Kuigi see auto eelmises stardis lükati siit minema ja mis iganes seal oli, aga vist see tantsutahe on ikka nii suur. Ja ma ei kahtlegi selles, et ei ole. Küsimus on, mida arvab sellest kõigest tehnika. Kipet vaadatakse rada üle siin just stardiala, et oleks kõik ornungis, et ei oleks mingisugust janti maas.
sest lihtne auto just sõitma ei tule. Aga nüüd jah, paremal rajal seisab auto, et vaadake rahulikult, et mis siin ja kaua väljal tuleks seista, aga ja juba rahustati maha, et seal vist läheb natsa aega. Kes meil sõitis? Reijo Piller on see, kes seisab paremal pool rada. Ja vaatame lõpukiirust 40 ja ET 21, siis sealt ikka veereti väga inertsi jõul üle lihtsalt. Poole maa peal oli juba maha lasknud. Ja, aga üle lõpujoone veereti ikka väga rahulikult, seal on midagi. Blacklist Cup, vasakrada Toomas Laur, paremrada Marko Posti. No seda parema raja Porsche sõitu tasub nüüd jälgida. See on ikka vaatemänguline. Kärtsu ja Mürtsu käib ja ainult rühib edasi. Lihtsalt öeldes on raju. No liigub see auto edasi väga hästi. Ja milline aeg? 9.39, 248 kilomeetrit tunnis Marko Posti. Aga siin on meil 9 sekundi mees või? 8 ei ole veel ennast surunud. 9 on sõitnud, jah. 9, 6, 9 ja 7, siukest midagi on sõitnud. Nüüd tuleb 4 kõik mähkima, Kärtsu ja Mürtsu ja Pautsu ja Plauku. Start on, okei, ma saan aru, et see launch ei ole nüüd päris selline, et kui 4 rabaks seal algusest peale ringi, aga vaadake ise. ...983 ja 244 kilomeetrit tunnis. Start rahulik, nagu nägime jälle. Väga rahulik. Nagu ei vajutanud nii julmalt kui varem. Siis kui tantsima hakkas, siis tantis oma tantsu, jah. Parem rada Marko Posti. No kui Marko Posti nüüd see start paremini õnnestub kui eelmine. Purnakas, missugune? Ilus burnout Arguanilt, jah. Aga tõesti, kui nüüd... No Marko Posti auto on nobe ja oleme seda näinud mitmed kordi. Super käsi auto ju. Super käsi tänava auto. Julm. Marko Posti võtab siit punase tule ja läheb koju. No vaatame aega. No see auto on ikka väga nobe. Marko Posti sõidab 9,29, 256 kilomeetrit tunnis. 11.95 ja 190 siis Arguani Marko Postile sai punane tuli saatuslikuks.
jah, aga aeg ilus, 9.29. Nüüd on juba superkombi täna auto. Väga jõhker, jah. Et kui see nüüd tõesti sõidaks seda, mõtlen see 9.0 ja kui me räägime 8.9 klassiindeksist. Tänava autoga 256 kilomeetrit tunnis. Ja. Jube. Jah, just nimelt me räägime distantsist, eks kui me räägime 250 tänavaautoga sõita kuskil kiirtee peale midagi hullu, aga just selle distantsi peale, veenad milli peale. Jätkame superkomp klassiga. Parem rada Reijo Piller, vasak rada Jevgeni Spitškovs. Jevgeni Spitškovs näitas meile eile aega 8,8 sekundit. Reijo Piller parim aeg jäi vist eile 9,7 selle autoga siis. Võib täitsa midagi sihukest olla. No nii rahvas, Jevgeni Spitškovs ja Reijo Piller. Ja siit Reijo tulevad Piller saab sõidud. siit väga hea stardi. Ja tuleb, siit tuleb. Reijo Piller saadab Jevgeni Spitškovsi pakkima ajaga 9,14, 251 Puhtalt kilomeetrit reaktsiooniga. Jevgeni Spitškov tegelikult sõitis kiiremini, aga lihtsalt reaktsiooni aega. Jevgeni Spitškov 9.02, 241 kilometers per hour. But Reijo Piller win this race. On veel ees. Ja siis hakkas... Läks minna. Jah. Auto tegi siin korraliku viili ka meile stardis. Superkomp klass, vasakrada Gert Orusaar, parem rada Reijo Piller. Gert Orusaar ja Reijo Piller. Superkomp klassi finaal Gert Orusaar ja Reijo Piller.
Piller võtab siit punase tule ja Gert Orusaar on Super Comp-klassi võitja. Ajaga 8,96, 248 kilomeetrit tunnis. Ja Reijo Piller 9,65 ja 244 kilomeetrit tunnis.